see laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen... On teil... Ma jooks küll õlu, jah. Alkovaba õlu ikka või? Loomulikult alkovaba õlu. Aga teil majapidamises kahvleid on või? Super. Nii, leidsin 2 kahvlit meile. Kuidas? Kas sul koolat on või? Koolat, Coca-Cola. Ma võtan koola. Ma annaks ka koolat. Õlut ka. Ma viin siis kohvrile nii koola kui õlle. Alustaks koolaga. No, lahti tehti ka õlu sulle juba. Ma olen homme 12.15 seal. Kus kohas? No. Hea ju. Saad sealt chillida. Korja peale mind. Lähen Põlvas. Davai. Põlva lastele esinema. Üldse ei igatse mingeid esinemisi. Ma ei tea üldse kuskil esineda. Mis meil viimane oli? Tartu või? Ei. Misagile veel vahel. Või Tartu või? Ma ei mäleta enam. Windows meie Tartu vist või? No võt siis. Ma mäletagi, mis see toimus. No oli ilmselt Kuulub jah selge. Võiks selli Tartu, jah? Ei tea, kuidas läks. Mäletan enam. Olime lava peal ilmselt. Nagu need asjad käivad. Oi, selline üllatusmuna mulle magus siia koorega paha. Ma vist trallin selle vegana asju. Ma tahaks kõigile, kes müüvad võileibu, mõned teevad sellist toodet. Nagu croissant võileib või? No nagu selline asi, jah. Nagu siin on siis see. Teos on tulnud meile Riistikeina kohvikust, ma saan aru. Et pangi siia mingi kastet ka. Veits on nagu lamp, et sul... Meil on selline talveaeg ja ega sellel tomatil niikuinii mingit maitset eriti ei ole, aga ma ei tea, teeb mingi salsa verde või mingi pesto, hästi õhukese pesto, ma ei pannud siia vahel, ma ei tea, maitsvam. Töötaks päris hästi, ju? Jah, praegu on nagu, no ma ei tea, pane kas või balsaamikut, noh, midagi. Eks ma siis söön teda niimoodi, ma ei tea, mis siin ikka. Eks nad kuulavad ja järgmine kord on olemas. Mind võiks kuulata, me tegime Taaviga päris bussin rullbiskviidi. Nägin, jah. Kommentaar oli, et ei saagi aru kuradi õieva või teie omana. Kuna Taavi on nagu täpsema käega ja üldse nagu teeb peenemalt asju kui mina. Mul oli üks asi sellele kommentaariks. Taavi seisab, sina seisad ja sinu põld on täiesti rokane nagu. Sinna ma tahtsingi jõuda kogu selle oma jutuga. Ja Taavil täiesti puhas olu. Ühtegi pekki pole. Hamba vahel mingi pask. Tomati. Kuna Taavi on nagu täpsem ja siuke nagu peenemalt töötab. Aga mis seal salata teeb nagu tehniliselt täpsemalt ka asju. Siis ta küpsetas. Ja nagu selle rullbiskviidi kogu
keerulisem pool ongi nagu selles küpsetamises, et seda moosi... See rull ise, jah. No see biskviit, noh. Et seda kuradi moosi teha nagu ei ole keeruline. Ja selles mõttes see kreem on nagu et sa ei lase teda võits või sa ei lase ülevaata, et sa hoiad sul silma peal kogu aeg, aga see ei ole nagu keeruline, sest sõidad ja vaatad nagu, et kui sa loll, siis sa lased üle ja kui sa ei ole loll, siis ei lase. Aga ta jah. Selles mõttes meil oli nagu hea tiim, et nagu õiged omadused said nagu kokku. Aga Taavi teeb päris hästi asju. Tundub küll siin, jah. Selle oleks Taavi palju parema teinud. See ka nagu... Sama asi või? See on midagi huvitav. Mul on lõhe vahel. Oppa. Aga... Ma ei teagi. Võib-olla lõhega ma paneks siia mingi avokadopoisi või... Kaldis. Keedumuna. Midagi nagu. Jaa. Avokaadosi ei tohi süüa ju enam. Mida ei tohi süüa? Avokaadosi. Miks? Loodusele kahjulikud ja kartelli business. Ja avokaado nagu sellele kreemile sarnase asja. Saad teha suvikõrvitsega. Või siis selle kuradi zucchiniga. Kaspar nüüd mängib mingit... Kuule üles. Kus on? Vend kirjutas mingi 10 minutit tagasi. Ma siin, anna teada, kui kuskil siin. Kuigi võida, kas see pardaleli ütleb konkreetselt selle sissepääsu või? Äkki ütleb ju. See vist ühe sissepääsuga maha. Parda 6 on järgmine juba, see on Delfi asi. Okay. Nii et avokaado siis on nagu saatanast, jah? Avokaado jah on saatanast. Kahjureis mulle meeldis. Mulle ka meeldis kunagi. Mulle meeldis 8 jalg ka. Ja siis... 8 jalad on targad, vaata. Neid ei tohi ka süüa, jah? See on nagu inimest sööks, noh. Põnõme ju. 8 jalgadega pidi see pull olema, et kui ta elab kuskil sellest mingi Aquaworldis või mingis asjas. Nii. Ja kui ta elab seal, siis ta elab sellepärast, et ta tahab seal elada, mitte et ta ei pääseks minema sealt. Tavai. Ma nägin Lissaboni selles kuradi SeaWorldis või Aquaworldis või nägin 8 jalga. Ja nüüd muutis värvi. 8 jalad panevad ju... Kui see SeaWorld läheb kinni, on ju, külalised aetakse minema, siis öösel... Tule lahti, jah. 8 jalad panevad ringi seal mööda seda SeaWorldi. Käivad Aidel külas ja vaatavad, mis kuradi... Mõnitavad, jah. Mis vaalad teevad. Siis hommikuks lähevad oma sinna kasti tagasi, süüa. Vaatan siis mingid mängud ka välja meile. Kohvi ka siin majas on või? Isegi jooks kohvi. Ma aitan seda, aga meil piima ei ole, meil on mustad kohvid. Jaa, see on fine.
ma teen teile. Super. Espressot liigub siin majas või? Liigub musta kohvi. Võid mõelda, et see on espresso. Nii, oota, Kaspar on saanud mingi pilli. Ei ole tavaliselt väga hea märk. Nii, saadab pilli sellist asjast. See on tema. Lahendas ise ülesandena. Sau. Joo. Tule aga edasi. Mis see on? Mis see on, ma ei näe. See pane kindlalt pähe. Joo. Joo. Tervist. Jaa. Võtaks küll ühe, jah. Mingi piimaga variant näiteks. Võtaks õllega siis. Ja võtaks ühe õlle. Ja siis ühe piimaga. Ei ole. Ma teen õlle siis. Mis sul on? See on alkovaba, jah? See on alko. Kuidas tundub? Jah, asi on sees või? Aga kus sa võtsid siit kastist või? Külmas on ka. Äkki köögis või? Mis sa räägid? Aga ongi naljakam, jah? Mul on pakkuda 3 mängu. Malmö Hammarby. Siis on Ajax PSV. Sinu koht. Pane endale see mikker ka külge ja süüa saab ka, kui tahad. Salatit. Ja mingi maasikas oli siin veel. Zürich ja Young Boys. Seda ei saa. Kus see võimalik on? Vaata, meile pühapäev siis näitab. Tere tulemast saatesse. Tervist. Kas sul on all ka midagi? Mis see, Oliver, mis see sinine ütleb meile? Läbipaistev mees. Aga minu meelest see on naljakas. Aga see on äge ju. Aga see on jumala hea. Niimoodi tehagi. See on jumala kõva, jah. See on jumala kõva, jah. Ülikõva. Tundub endale korra kõva tegelikult, aga vaatajad ei kannata ikka vaadata. No... Elis on mingis saates keegi, ma ei tea, põlistab erris ei viitsi vaadata. See pilt ei ole siit ja pilti nii olus ju. Meil võiks kõigil olla nagu need sinised seljas, siis oleks ainult pead maha. Ma arvan, et see on väga okei. Minu arust ka. See on mingi uuem välja lase, jumala äge roheline. Ja pärast näeb nagu mängu ka sinu pealt ju. Jah. No, suur aitäh. Nii. United Chelsea't ikka saab ju. Nõmme United. Saab. No lähme siis sellega liikvele või? Ainult peale. Mis naljakas ju? Väga naljakas. Tere tulemast meie kõradi saatesse siis. Kaspar 372. 372 Kaspar. 372 võrra. Jah. Saade juba käib mingi 10 minti. Pead. On või? Jaa. Väga hea. Meil see saade, moonirull. Ta nagu algab ei kuskilt ja lõpeb ei kuskil. Ja. Sa oled näinud seda saadet varem või? Ma vaatasin seda Klaavani osa, sest ma sain aru, et siin on suht vaba kava. Saan aru, et sa oled meie saate tihe vaataja. Kohvi kõrval väike magus ka. Ei, ma ei taha praegu, aitäh. Ma ühe panen. Meil on seal saatel tekkinud ka mõningad fännid. Kuule, kas me need Klaavani särgid saime lõpuks ära antud või? Ma ei tea. Kellele te neid andsite? Me loosisime välja siin inimestele. Oliver, sa vaatasid saadet. Oliver, sa tead midagi asjast või? On ume ju. Saite üle siis? Aga need särgid on nagu siin kontoris ikka veel või? Kas sa torkad ka
saia kohvi sisse. Teaks oli või? Ma küsin, kas sa ees? Ma proovin. Ma väga ei ole teinud siiamaani. Me oleme siiamaani õppinud, et avokaadosid ei tohi süüa. Ei tohi süüa või? Miks? Kartellipask. Kartellipask. Ja jalajälg on liiga suur. Ja seda ma olen küll kuulnud. Sükest asja ma olen kuulnud. Aga nagu ilgelt toitvad ju. Maitsvad ka. Maitsvad ka, jah. Väga maitsvad. Ühesõnaga, avokaadot süüa siis Mehhikosse minek. Tavai. Jalkast tead midagi või? Midagi tean. Kunagi mängisin midagi. Kus sa mängisid? Mängisin Nõmme Kaljus. Jah. Tere tulemast. Jah. 97 satsis. 97-98 sats oli see. Ma olen ise 97 sündinud. 96 oli nagu kõva sats. 97-98 oli siuksed imelikud olid kokku pandud mängima lihtsalt. Sinu sellest satsist on keegi jäänud mängima ka, keegi enam teame? Ei ole, ainult 96-st tuli küll Ainsalud ja ma ei tea, Pürg oli seal ja mingiks koondises ka vist mingi aja kaitses. Ja seal oli ikka nagu väga palju tüüpe, kes hästi mängisid, aga meie satsis oli täiesti nagu... Kaerakampe. Ja. Treener oli meil, Indro Olumets oli meie treener ja pulli tegemine oli seal rohkem. Okei. Ma just vaatasin mingit statistikat, võtsin selle jalgpalli lahti, et mis ma nagu korraldasin üldse selle aja jooksul. 2009 oli isegi väravaid oli rohkem kui mänge ja 2010 oli enam-vähem sama ja siis... Saan olla, et olid ründaja siis, on ju? Mängisin jah, paremal keskel rünnakus niimoodi. Ma vasaku jalaga panin. Aga siis mul hakkas pull vilgelt valutama. Ja siis olid mingid laseropid ja mingid asju tegime, midagi ei aidanud ja siis sidemed ja mingid asjad nagu ikka. Mängid oma nende suurte kuradi Mercuriali plastikjulladega seal kunstmuru peal 24/7, siis lõhud ära. Kaua sa mängisid kokku siis? Mitu aastat? Mul tegelikult mängisin vist mingi 3-4. 2009-2010 mängisin korralikult, 2011 mängisin ka. Meil on taas sulle. Nagu enam nii aktiivne ei olnud. Et siis ma tegin nagu trenni lihtsalt hästi palju. Tegingi vist natukene 96-ga trenni, siis tegin naiste satsiga tegin trenni. Niimoodi kõik trennid, mis järjest Tatal olid, neid tegin ära. Pärast oma trenni. Ja kuidas praegu põlv? Praegu on okei, seni kuni liiga palju pingat ei pane peale. Aga kusjuures mänguisu on tagasi küll tulnud, kui oleks mingit satsi, mingit lollakat satsi, kus mängida, siis mängiks küll. Sa mängid mingis lollakas satsis? Ma mängin jah mingis lollakas satsis, tule mängi. Tavai. Päris lollakas sats on. Palju te mängite? 6 või nädalas? Nädalas korra. See on okei. Kotkas teeme seal FC muusikud. On või? Kurat, see võib hea olla. Tahaks vahepeal natukene poole platsi peal teete, jah? Me teeme... selles isehallist pool platsi on nagu veerand platsi väljas. Ja, suht. Selle peal. See on okei, see on piisav nagu siis siuke... Mingi aeg korra proovisin seal samas poole väljaku peal. Paar korda edasi-tagasi jooksid, see oli siuke veremaik oli suus ja rinnus oli nii valus, et taastumine oli päris pikk sellest. Aga siis hakkas nagu minema jälle. Meil on selles mõttes, tule muidugi, et seal tihtipeale nagu mingi vendi on puudu. Tavai. Et siis peab nagu kuskilt juurde skeemima, et ja tase on ka täitsa siuke seinast seina, et nagu on tüüpe, kes mängivad väga hästi, on tüüpe, kellel nagu on arusaam mängust on olemas, aga jalad ei jõua järgi, nagu mina. Ja siis on mingid vendi, kellel ei ole ei jalgu ega arusaama mängust, nii et kõik on olemas. Tavai, seda võiks proovida küll. Teil on mingi WhatsApp või mingi asi või? Fesari chat. Tavai, proovime seda asja. 4 päeval. Tuleb +1 mulle. Tavai. Vendaga normaalselt kummutama. Ei hakka lõpeta ära. Vasakuna. 7:30. Tavai. Kotkas. Olemas. 4 päeval. Tulge vaatame kõik. Kuule, aga lööme selle purriga käima. Reegleid tead? Tean küll, jah. Ma seda 25 pole küll mänginud. Ega isegi. 1 korra olen mänginud eelmine saade. On jah? See päris halba olen kuulnud sellest. Minu arust need on vist järjest... Minu meelest iga FIFA-ga... Aina hullemaks läheb. Ei, no iga FIFA alguses sa kuuled, et see on ikka täiesti kaer FIFA. Ja siis ma ei tea, suht sama on alati.
Kas me sinu mäng on esimene? Kuidas me teeme, mis järjekorras? Meil on valida ajaks PSV, siis meil oli valikus Malmö Hammarby ja siis meil on ma võtan Malmö Hammarby mängu, võtaks esimesena. Teeme selle esimese, see tundub, jaa, väga hea, ma tahtsingi Malmö olla. See on siuke huvitav linn, seal toimub palju. Kuule, kus juures ei toimunud siis, kui me käisime? Aga ma käisin nüüd peale Eurovisiooni. Nädal tagasi või mingi, ühesõnaga siin nädal või 2 tagasi käisin Rootsis vaatamas 2 darbit. Käisin vaatamas Hammarby Djurgardenit. See jäeti 80. pooleli. Seal natukene lasti piu-piu rakett tegi nüüd põmm-põmm ja siis ma ei tea, vennad hakkasid kartma seda. Okei. Ja siis teine oli Göteborgi Jaik, see oli päris pulli seal. Ma saan aru, et Rootsi jalgpallikultuur oli ikkagi nagu rets on ju. Kuule, väga-väga lahe. Uskumatult nagu Saksamaal läheks peaaegu. Ägedam isegi. Ta on nagu siuke, ta on nagu toorem. Vaatasin, videod olid väga ägedad. Kusjuures ma usun, et ta toorem on kindlasti, sest ikkagi Bundesliga nagu liigana on maailmas nagu nii tuntud, et seal on turiste palju rohkem on ju. Et sulle selles mõttes Rootsi tegelikult igasugust, Turiste seal nagu ei olnud. Sa pead väga spetsiifiline jalgpalliturist olema, et sa Rootsi lähed. Ja ma ühtedega kohtusin seal Unibetil, sain need kuradi vähe edevamad piletid ja siis need tüübid olid ostnud endale need edevamad piletid. Ja siis tuli välja, et on hollandlased Groningenist ja on Derby Hunterid. Et käivad mööda Euroopat ja otsivad nagu suuri mänge. Okei. Ma ei ole vist ise kunagi suurel väljakul jalkat vaatamas käinud. Tahaks räägilt minna. Ma olen Mis sind keelab? Lihtsalt ma ei tea, ei ole nagu olnud inimese üksi nagu ei lähe, vaata. No üksi võib ka minna. Seal on mingi 20 000 inimest oli. Ei kusjuures see nagu, mis ta nüüd nii avastus oli, et Rootsis korradi kõva jalka on, aga selles mõttes see on nagu päris cool, et meil on nii lähedal tegelikult väga korralik jalgpallikultuur. Ongi, sul on tund lennata ja oled kohal. Ja tihtipeale need mängud on päeval ka, et... Ja. No seal on nagu päeval täitsa või? Nagu, esimene mäng oli kell 2 päeval. So? Ja siis ongi, sul on õhtul paari vaatad veel Premmi. Nad mingid mängud panevad, mingid teravamad mängud panevad meelega nagu varajaseks, et inimesed ei jõua ennast purju juua ja korraldada mingit jama nagu. Vaata, Liverpool ja United on alati kell 1 päeval. Mingid Millwalli mängud on ka tihtipeale kell 12 päeval. No sellest patternist saab aru, siis saab vastavalt muudatused teha ka fännisektoris ju. Et varem jooma hakata, jah? Seda küll, jah. Ei, seal ikka oli, jah. See võiks olema niimoodi, et ega see päris nii ei ole, jah, et kuradi mäng on kell 12 päeval, no kõik on kained, noh. Ei ole, seal kindlasti ei ole. Siis tuleb vist varem ärgata ja 7 ärkad ja 9 jooma. 12 on normaalne juba. Paras poiss. Nagu kadunud Jüri Krivkov ütles, et kui see jook teile rõõmu valmistab, siis jooge. Kuradi nagu... Eelmiste FIFA-dega on ta nagu lihtsalt liiga realistlikuks tehtud. Tüübid on nagu aeglased ja võib-olla see on see satsid ka siuksed, et natuke satsid on ka veits sellised, aga eks nad vist proovivad seda nagu nii-öelda realistikumaks teha. Aga mis teema sellega on? See nüüd enam ei ole EA Sports või? Nad ei saanud vist seda... EA Sports ta on, aga ta ei ole FIFA, ei saanud seda litsentsi pikendust. Assa muna. Jeesus Kristus. Aga kuidas sul FIFA-ga üldse lood on? No kõige rohkem ma mängisin neid, ma ei tea, 14 oli mu vist, 14 ja 16 olid siuksed, mis mulle väga meeldisid. Aga pärast seda ongi see, et aina hullemaks nagu läinud. Vahel olen teinud lahti ikka ja mänginud sõpradega, aga nüüd on ikka mingi aasta, 2 on vahele jäänud, ma arvan. Ehk siis ühesõnaga, et selline näha on ka, et mingi FIFA rasv on nii-öelda olemas, on ju, et päris leiutama siia ei tule. Meil oli kontoris kunagi ilgelt palju seda FIFA-värki ja FIFA-turnas ja mingisuguseid asju. Me mängisime mingite tüüpidega ikka väga palju seal seda pool töö ajast. Ossa muna, nüüd pani ära mulle ka. Tuli kaitse sisse, jah? Aga mis teema sellega on, et mul kogu aeg 2 kaitset jookseb, ma ju vajutan ainult X-i. 2 kaitset jooksevad kogu aeg kuhugi nagu. Ja mis teema sellega on, et seda... Sul on palju teemasid, ma tundub. Shifti peal hoiad, siis ei saa neid trikiga passe anda. Või need on nii halvad poisid jälle või? Ma
No halvad ei ole, aga miks sa tahad trikiga passi anda, anna lihtsalt passi. Ei, see ei käi nii. Saame tavalise passiga kõigepealt hakkama. Oota, kohe tuleb. Mängin natukene soojaks. Tagasi, laks üles. Jällegi üles. Ja hakkab minema, jah. Lähme siit. Mingit lemmiksatsi ka on või? Mida jälgid? Palju üldse jalkat vaatad? Enam, kusjuures ei ole nii palju vaadanud. Minu jaoks on nagu jalka väga unpopular opinion, aga minu jaoks on veits igavaks muutunud. Me Klaavaniga ka rääkisime mingi aeg suvel, et mis on nagu muutunud, on see, et kõik on nii statistiliseks muutunud või kõik on nagu kuidagi, et mängid ainult kasti, on ju, kastist on kõige suurem võimalus sul värav lüüa, laks olemas, on ju. et niimoodi nagu kogu mäng käibki suhteliselt, aga vanasti oli nagu seda, et pandi kuskilt 40 pealt mingid Roberto Carlosed ja asjad, on ju. Vaatame, mis saab, panen ussi. Jah, et igast sihukest mingit nalja tehti, mis oli nagu, tekitas võib-olla minul natuke rohkem elevust. Ja kõik need varrid ja asjad natukene on muutunud sihukeseks liiga... Mul on selles mõttes tundub küll, et ma ei tea, võib-olla see on nagu varem ka olnud, aga mulle tundub, et tänasel päeval mingi tippsatsi treener olla, siis sul ongi statistika on kõrval nagu põhimõtteliselt, kes sul kogu aeg mingeid numbreid vaatab nagu. Ei, sul ongi mingid analistid, kes lihtsalt kogu aeg mängidki ainult puhtalt datapõhiselt. Et kõik strateegiad, kõik asjad teed puhtalt datapõhiselt, enam ei ole sihukest mingit nagu creative mingisugust asja. Lähme vaatame, mis saab. Jah, et mängime mingi oma mängu vaata ja vaatame, mis saab. Sisse saad. Jah, sisse saad, ongi. Aga selles mõttes ma ei saa üle poole selle platsigi, mul on see asi jälle nüüd. Aga mulle meeldisidki mingid sihukesed vennad nagu Keisuke Honda ja... Kus see vint niimoodi tuli? Normaalne oli. Ma mõtlesin, ma olen võrgupuruks. Langema hakkas liiga hilja. Keisuke Honda Jaapanist ja mingid... See meeldis mängis CSKA-s. Oli ju? Ta mängis minu meelest, ta mängis CSKA-s ja Celticus ja Interis oli ka. Aga see oligi mingisugune kuradi 2012, midagi sinna kanti. Ilmselt olidki jalkateemades siis rohkem sees, vaata. Olin. Manu Sats oli tollel ajal minu nagu favoriit, lemmik. Kes seal Manus mängisid tollel ajal? Siis oligi mingi Evrad ja siis oli Ruuni see kuldaeg oli. Ruuni ja mingid Vandersaarid ja kõik, Kiiks veel oli seal. Kiiks, jah. Skoolsi lõpp oli siis veel. Ja siis tulid Naanid ja Ronaldo tuli tagasi. Ta käis vist vahepeal ära, ma ei tea, kas ta oli terve aeg seal. Muidu alustas ju päris varakult seal. Ta alustas ja siis ta oli ikkagi... Nojah, seda küll, aga ma mõtlen, et Manus ta alustas ju mingi 2000, ma ei tea, 4 või 5 või midagi sihukest. Aga nagu vahepeal teda ei olnud üldse line-upis. Aga jah, see Naani ja Ronaldo ääred mulle väga meeldisid, mis nad tegid seal ja selles mõttes oli Inglismaa jalka oli tore sellel ajal vaadata mingid, mäletan üli hästi mingit Premi finaalmängu, kus läks pennudesse Chelsea ja Manu. Ilge, seal keegi lõi mööda ja siis hakkas nutma seal Chelsea satsis, kes oli Lampard või mingi tüüp oli. See oli meistrite liiga finaal Moskvas ja John Terry lõi mööda. Jah, Terry lõi mööda ja ulgus seal midagi. Midagi ulgus. Sikke lambi asi. Lambi asi, mida sa nutad? Paid mööda. Jah. Pohhu, lähme edasi. Ma oled sisse võib-olla aga see elu viimane pennale. Bussid ja mõlled ja... Bussid sõidavad edasi ja päike tõuseb ikka idast ja nii enda. Sain esimese löögi. Esimene peale. Sulle võib-olla siia poole ründamine sobib paremini. Mis olemas. Olemas. Muidugi seda sa kindlasti meie suure saate fännina tead, et me mängime siin 200 euro peale, on ju? On või? Jaa. Seda oleks võinud varem öelda ju. No, see oleks teistmoodi mänginud. Vaata nüüd kõik hakkab teistmoodi. No selge. Kühveldame peale. Ei, jah, ma olen mõelnud küll, et natukene tagasi investeerida sinna jalgpallimaailma ennast, aga palju aega möödas ja
no eks ta selles mõttes võtab aega ka, onju. Et ikkagi nagu... Koondise asju hakkaks nüüd nagu vaatama, seal tundub nagu midagi arenevat ja... Koondis viimasel ajal on jah, nagu ma ei tea. Mingid asjad on nagu paremini läinud, jah. Palju mingit väikest siseinfot ka kuulnud, sest lihtsalt võib-olla see tiimi energia on ka nüüd selle nende struktuursete muutustega seal nagu paremaks muutunud, et... Jah. Aga ma ei tea, kas sa käisid, Kris, seda Rootsi mängu vaatamas või? Ei käid, jah? See oli mingi kell kuradi 12 öösel ju. Ma ei tea, ma ei nii hilja teada just. Ei no mingi 10:30 või midagi löödi pall lahti. Jube külm oli ka. Jah. Siuke ikka tulihingelise jalgpallifänni ja toetaja jutt. Külm oli, ma ei viitsi minna. Ei no, minu meelest oli see, et nagu võideti Aserbaidžaani ja siis olid nagu kõigil nagu lootused olid hullult üleval, on ju. Oleme ausad, no. Sa võidad Aserbaidžaani. Oleme ausad, vastu Rootsi, no. Mida sa tahad, no? Aga noh, ma ei tea, mäng on nagu selliseks südikamaks muutunud ja sa näed, et mehed nagu päriselt proovivad, et nagu see on nagu mängupildis muutunud ja ma arvan, see nagu Eesti jalgpallifännil ongi oluline. Miks ma sulle otsa jooksin? Teisel poolel jooks. Suluseis ka? Suluseis ka? Ei ole. Mis nüüd tehakse siis? Mul see intermitte on suur semu. On jah? Kus ma peale mängu talle kirjutasin, tere, mis asja vist? Endal vastas nagu vastas, muidu on nagu suhteliselt nagu semuga räägivad. Siis ta ütles, nii, tere, Kristjan. Asjalad on sellised. Intermittet... Tundub suht rahulik vend ka selles mõttes. Üks on Tabasalust vist. Ma ei tea kumb, aga Joel või? Aga ta mängis kossu üldse. Üks mängis kossu ja teine mängis jalkat. Joel ikka mängis täitsa jalkat. Jah, üks mängis ja teine mängis kossu. Aga nad on Tabasalust, ma mäletan neid. Ma alustasin üldse JK Tabasalus kunagi. Ja siis liikusid suurde klubisse, jah? Siis liikusin suuremasse klubisse, jah. Aga sellel ajal oli see 97 sats, oli niimoodi, et oli Nõmme United, kes tuli ja siis võttis kõik nagu kõige paremad poisid enda juurde. Seal oli vist mingi konkreetsem siuke, mitte härrassimine, aga nagu siuke konkreetsem mingisugune... Mingi eesmärgiga vana oli kohal. Bolt Drive'i selle kuradi... Sina. A5-ga. Bussiraisk. Ei, selle kaubikuga. Sprinteriga. Kommi tuutu peos ja... Lähme Nõmmele. Palli tahate mängida? Ühesõnaga, see tehti nagu konkreetne mingi monopol, nagu parimad tüübid kõik võeti sinna ja tehti ikkagi nagu konkreetselt trenni ja konkreetseid tulemusi hakati tegema. Mis iseenesest on ju tore. Väga tore. Aga nagu imelik oli. Meie sats oli siuke, et me saime kõigilt suht mingi 6 kolliga või. Siis ma äkki lõin 3. Ja need 3 tükki ma lõin keskelt. 3-6 oli selline tavapärane tulemus. Ei no võid statse vaadata niimoodi, et keegi pani meile näiteks 39 minut, siis mina panin 40 järgi. Ma olin lihtsalt keskelt peale. Et sul oli vaja nagu ikkagi motivaatorit, jah? Ei no see oli täitsa naljakas ikka. Jeesus. Kuule, aga seis on päris okei. Ma mõtlesin, et läheb hullemini. Motivaatorit oli maja sulle? Jah. 200 €, jah? Jah. Samas, kui sa pole nagu mitu aastat praegu mänginud, on ju? No mingisugune see, vaata, loogika võiks ikka olla. Ma mängin lihtsalt keskele kinni ennast ja siis annan palli ära. See ei ole hea loogika. See ei ole nagu hea. See on nagu mingi loogika. Vaata, ma teen nüüd niimoodi. Panin attacking. Okei, nüüd hakkab juhtuma. Nüüd hakkab juhtuma, jah. Nüüd ma jätan endal kast, nüüd lihtsalt saab mööda siit minna ja... Opa, attacking. Muidu nad ei teinud seda... Ei teinud, jah. Nüüd hakkas, vaata, nüüd on käpas. Okei. See on selle 2 soti pärast kõik. Ohoh. Sulg. Vaatame, panen Bergi sisse. Aga kommentaatorid üritasite välja, muidu oli liiga palju juttu. Vist küll, jah. Midagi siin meil mõeldi, jah. Mine äärest. Kuule. Annad keskele siia. Annad siit vahelt läbi ja läks paljuks. Ja läks liiga paljuks, jah. Oleks pidanud peale lööma. Oleks võinud midagi teha, jah. Ops. Ja siit pikem ette. Väga pikk.
ja tagasi alla. kuule, aga sul nagu selle Attackiga nagu toimib rohkem, mulle tundub. mul toimib kõik väga hästi, jah. Me oleme siin ikka näeme nagu midagi. Midagi nagu on, jah. No nii, sulg. Ei ole, olemas on. Ma ei jõua järgi sinna. Väravaga vastu ja annan ja tühja. Tühja. Ilusad väravad siuksed. Mis see? Tühja ilusad väravad. Ma lemmikväravad on tühja. Aga palju te ise seda toksinud olete? Mida, seda? Üldse Fifat, jah? Iga 2 nädala tagant tuleb 3 mängu teha, mis on? Ei, aga muidu varem sai nagu rohkem selles mõttes. Ei ole nagu seda aega niimoodi, et istud ja toksid. Ma räägin, kui mul seda aega on, siis ma mängin seda CS-i, noh. See on mulle siuke põnevam asi, kui see siin. Mul nagu tundub, et enamus inimesi on nagu mingid vennad mängivadki Fifat ja mingid vennad mängivad CS-i ja siis mõni üksik võib-olla mängib mingit kuradi, ma ei tea, rollimängu kuskil mõõgaga nagu. Assassin's Creed ja mis see... Taob mingid lambaid maha ja siis saab kuradi... Punkte. Ja. Ära anna see sulgu, noh. Annab ikka, noh. Ikka ise andsid. Ma vaatasin, et oli nagu võimalus. Aga ja viimasel ajal nagu ongi täpselt see saade ja nii ta nagu on. Saa kokku ka nagu enam ja täiskasvanu elu. Ja. Strateegiline otsus oli ka, milles ma tegelikult kiidan Kristjanit, oli see, et mitte meie kurbade uudiste kontorisse ma keelasin ära selle FIFA tuua või see Place tuua, sest kui see seal juba on ja sa seal juba istud, siis küllap sa selle ka mängima nagu käima paned. Ja, ei see ei ole jah. Ma räägin, meil kontoris läks sellega päris pahandust ei tekkinud, töö sai tehtud, aga mul päris hea on. Neljakas, jah? Noh. Pole hullu. Kõige hullem ei ole. 3 on selline, vaata, viisakuse piirides, 4 on selline, 4 on ikka häving, jah. Mis nende satside nagu päriselt vahe on? Ma ei vaadanud neid overall'e. Malmo ikka on kõvasti üle. On, jah? Peaks saama, jah. Hammarby peaks olema liigas, muidu reaalsuses on Hammarby on teine, Malmo on esimene. Selles mõttes nagu ei ole kõige hullem, on ju. 5 äkki oli Aik 3, Jurgard on 4. Jah, see ajaga on jah keeruline. Vaatan, ma üritasin Kristi stuudiosse saada mingi aeg, see oli päris kohutav. Täitsa võimatu. See võttis ikka päris kaua aega, noh. This time. Aga stuudiost rääkides, siis sul tuleb siin ju album. Mul tuleb album, jah. Räägid paari sõnaga sellest ka, et kõik on valmis, ma saan aru. Mis loom see on ja millal kuulda saab? Kuulda saab 21. novembril. Loom on siuke ristsugutis. Järgmine mäng. Jah. Valisid välja vaata mingid mängud? See kuradi ajaks PSV. Kumb sa oled? Oota, ma pean ju panustama ka. Mis asi? Ma ei kuule. Ajaks ja PSV. Las ta teeb panus ära. Kumb sa oled muidu? Lasnamäe Ajaks. Lasnamäe Ajaks saad olla. No ma olen PSV siis. Nii, mis sa paned siis? Viike? Suhteliselt viigi mäng teed. Hammarby lööb 2. Ole nüüd. Midagi peaks veel panema, on ju. Päris väike koefitsient. Kollasid saab panna. Kas siin saab neid parlaisi ka teha või? Et paned mingi 6 mängule kombo või? Kombo, jah. Kõik saab teha muidu. Saab. On keegi pihta ka saanud siuksele asjale või? Nojah, mida rohkem sa sinna kombosse paned, seda ebatõenäolisemaks see pihta saamine muutub, on ju. Aga eks ikka mingid kombod vahepeal lähevad. Kuule. Me hakkame kombotama, paneme Göteborgi ka. Göteborg võidab lõpuks midagi. Okei. No mis ta teeb nüüd siis? 3.38. Elfsborg võidab ka kindlasti. 100% pole küsimust. Ossa korrata. Noh, paneme sinna. 1000 euro juures juba ju. Noh, see on juba normaalne. Nüüd ühe mängu peale, see on nii, vaatad alati neid koefe. Suht väiksed. Suht väiksed on, peab mingid asju välja mõtlema. Me midagi võitsime ka eelmine kord või? Kes saab?
Siin praegu võib-olla tasuks see cash out teha, mis panusele, mis sa just panid. Davai. Paneme palli veerema siis. Oota ka albumist. Albumist, jah. Jah, et on siuke, tal ei ole nagu mingit konkreetselt suunda, ta on võib-olla siuke kogumiku moodi rohkem, aga lihtsalt tore tegemine. Albumi nimi on Hasart. Kunagi ammu tahtsin teha seda. Oota, kel ajaks, jah? Ajaks, jah. Ajaks on meil siin. London. Ammusest ajast tahtnud siukest asja teha, aga siis olin siuke noori ullike veel ja võib-olla ei olnud siuke... Muidu sa olid ju lihtsalt produ rollis olnud erinevatele artistidele, on ju? Jah. Lõusta Ihu produtsent oli ju. No albumi tegime. Ühe albumi tegime. See oli siuke tore plaan ja iseenesest tuli päris huvitav asi ka sellest. Aga see praegune album on rohkem võib-olla siuke laiem, et ma arvan, et igale kuulajale on seal kindlasti midagi, et artiste on ju kokku peal, kui kõik niimoodi üles lugeda, siis on üle 20 vist. Jah, 20 artisti. Siuksed, enamus on siuksed ikkagi tuntud nimed, või noh, kõik tegelikult. Ja... Kes kõige tundmatum nimi on? Võib-olla mina teen ka ise seal häält. Okay. Et artistina võib-olla siis mina, et mind ju niimoodi inimesed ei tea, inimesed, kes on räpi inimesed, nemad võib-olla tunnevad mind mingil määral mingist ajast. Võiks ju ikkagi olla kuulnud, on ju? Jah, aga siuke ikkagi igal pool on esimene küsimus, et mis nimi see on ja kus sa tuled ja mis sa teed. Aga jah, siuke mingi kogumikulaadne plaat, kus on siuke hästi palju erinevaid žanreid kokku põimitud. Albumi nimi on Hasart ja see ei räägi sellest panustamisest ja mis me siin teeme praegu. See on pigem nagu see hasart muusikat teha, mis mind alati köitnud on. Et praegusel ajahetkel siis olen kõik muud asjad pausile pannud ja 100% keskendungi albumile ja üleüldiselt musa maailmasse. Et tahaks nagu esimest korda elus võtta siukse hetke, kus ikkagi 100% pingutad nagu mingisuguse eesmärgi nimel, et siuke poole pepuga sees olla ja ei ole nagu, see ei tule seda tulemust. Ma olen seda päris pikalt teinud ja siis vajutki ära sinna kuhugi kontorisse ja saad oma normaalset IT-palka ja siis ei ole nagu aega mussi teha ja kuigi nagu ei ole tore olla ka, siis nagu tegelikult tahaks ikka mussi teha. Davai. Et jah. Aga need lood seal, palju lugusid on? 13 lugu, on ju? Need taustad sa nagu, kas need on juba mingid sellised, mis on osaliselt ka juba kuskil sahtlis olnud varasemalt või sa alustasid täiesti nagu nullist, et davai, et hakkame nüüd albumiga pihta nii-öelda? No 2 tükki olid siukesed, millel oli mingi alge, aga nad olid täitsa teistsuguses vormis, aga alge oli olemas. Et tegelikult sai enamus asjad nagu... Oi, niimoodi risti. Uskumatu. See oli Kaspar? Jah. Niimoodi muu seas, jutu sees. Jah, ma niimoodi tegingi siin praegu vaikselt. Meelega. See oli Nõmme Kalju Kaspar. Terve põlvega veel. Aga... Et kus me jõudsime? Jah, et paar asja olid sahtlis, aga ülejäänud oli ikkagi siuke emotsiooni pealt stuudios tehtud. Et ma kutsusin kõik nagu, üritasin niimoodi rohkem seda teha, et lähme stuudiosse ja vaatame, mis tuleb ja räägime juttu ja proovime midagi teha ka. Ja kui tuleb, siis on väga hästi. Kui tule, siis kohtume veel. Ja enamus... Mõnega ei pole ka. Kuule kahjuks jäi päris kohe vastu ära. Vastus. Nagu Kaspar pani vaata seal. 39 löödi, vend peal 40 vastu. Jah, paar artisti kahjuks ei saanud praegu peale hüpata. Kahega oli kindel plaan teha, aga lihtsalt ajaliselt ei klappinud.
praegu. Lihtsalt muud projektid ka, mis endal tulevad välja, on ju, kui sul sügisel tuleb, ma ei tea, EP näiteks välja ja siis sa pead hakkama mingi teise venna plaadi peale sügiseks ka laulu tegema, siis see ei ole loogiline kuidagi. Et on, mis on selles mõttes. Lahtine jalgpall. Aga üks laul jäi kahjuks pooleli ja see oli üks mu lemmikuid laule plaadi pealt. Aga ma arvan, et see saab lõpetatud. See on Maria Kallastuga tehtud laul. Aga me lõpetame selle kindlasti ära, aga lihtsalt mitte selles albumi koosseisus. Et Maria on nagu osav, mulle väga meeldib, kuidas ta töötab ja üldse see, et ta tajub seda mussi asja. Nagu. No selles mõttes, et ta kirjutab stuudios kiiresti, mis ei ole nagu, võib-olla popmuusikas kõige tavapärasem. Ja tuleb veel ük! Ei tulnud. Oleks võinud maha võtta. Praim Kaspar oleks ära pannud sealt kindla. Ei olnud sellel nurgal häda midagi. Ta lihtsalt töötab väga kiiresti, ta kirjutab hästi ja ta on väga otsekohene, et ta nagu teab, mis ta tahab. Et ei ole siukest mingit... Võrk oli tagant lahti ja see on Ajaxi staadion. Võtame selle kuradi ataki maha raisk, see tundub liiga kuradi intensiivne see asi olevat. Mis see nüüd tähendab? What the fuck? Et ta tajub produ ka, et ta oskab nagu ise mingil määral produtseerida ka, et see on nagu äge. Ta mingit enda selle kuradi EP-d vist tegi ise. Mis need kuradi... Kui mingi jama oli seal, Spotify võttis maha, et mingi striimide teema oli seal. Päris kurb. Oota, mis seal maha võeti? Kogu album vist võeti Spotify'st maha, et mingi bottimise teema oli. Aga no elu sees ma ütlen 100%. Ei, kus juures, jumala haige asi. Mul siin ühe singliga tuli ka mingisugune pea 2000 botitud striimi. Ja tead, kuidas või? Niimoodi, et keegi minult mingit luba ei küsinud ja on mingisugune lehekülg, kes promob niimoodi enda service'it. Et nad ütlevad, et nad on playlistijad, et nad teevad orgaaniliselt PR-i sulle. Ja siis on nagu, teed Spotify seal for artisti lahti ja siis vaatad neid playliste, kus sul kõige rohkem kuulajaid on tulnud ja siis seal on see veebilehe nimi ja see mingi kirjas. Et siis teed selle veebilehe lahti, siis saad kohe aru, et see on kõik, playlistid on küll, aga nagu need on kõik, nad botivad neid playlistidesse neid kuulamisi. Et selles mõttes, et kui mul sellel hetkel oleks olnud näiteks, ma ei tea, vähem kui 2000 kuulamist sellel laulul, siis järsku sul tuleb suurem osakaal botitud kuulamisi, siis sul automaatselt võetakse see maha, vaata. Et jumala jõhker teema tegelikult. Universaliga pahandus ka. No absoluutselt. Et ma kirjutasin nagu Instasse neile sellele leheküljele, et kulge, et võtke maha, et nagu mis asja, et ma ei ole palunud, et kuhugi sükesesse playlisti lisatakse. Ja siis nad hakkasid mulle mingit promo jura edasi rääkima. Et päris kurb ja üldse hakkasin rohkem süvenema sellesse maailmasse. Et kui palju üldse vaata tegelikult siis nagu... Kui palju neid on? Kõva äri tegelikult vaata, et sa teinud selle pealt, et vennad kirjutavad, et palun võta maha. Okei, 5 sotti võtan maha. Te esitad arve pakutud teenuse eest, on ju? Ei, no mul on siin väike playlist, et kuradi põhimõtteliselt saad kuulamisi. Kui taha, siis... Tegelikult, kas niimoodi saab äri teha, et sa lased AI-l ikkagi teha mingit kuradi jõulumussi ja siis teed jõulumussi playliste? Saab küll, aga vaata, enamus nendel AI platvormidel on selline asi, et nad tahavad mingit share'i saada. Et nad on produ-share'i. Ja nad tahavad produ-share'i saada mingisuguse päris suure protsendi. Et täna sa ei saa kõiki neid endale. Lihtsalt kütad mingisugune 500 laulu päevas, vaat. Et tegelikult jumala hea pisnjak. Me mingi tuur siin kütsime selle Sunoga päris kuradi korralikult. Iga 10 minuti on tal uus laul olemas. Ainult kirjuta sõnu ja mida naljakamad sõnad, seda parem laul tuleb. No ühes asjas ma olen isiklikult, on see Suno väga kasulikuks muutunud mulle. Ma ei ole teda nüüd niimoodi praktiseerinud, aga see just see, et sa paned, ma ei tea, oma biidi sisse ja lased kirjutada tal sinna sisse. Et ta kirjutab sulle jumala ilusad nagu meloodiad ja pocketid valmis ja siis paned oma sõna tasemele. Kusjuures see meloodia teema oli küll sellel AI-l, et ta suutis... Sõnad mahutab ära nagu ilusti kuhugi. Suutis neid meloodiaid kohati teha nagu väga-väga hästi. Jah.
aga mingilt maalt nagu läheb ja eks ta kõik on ikkagi lõppude lõpuks on ju noh, mingil platvormil tuli päris suur jama, et tegelikult on ikkagi noh, täielik rip-off ka mingitest lauludest. Ei no muidugi, ta ei loo ju. Ta ei loo jah, ta kasutab ju mingisugust olemasolevat asja, mis on kuskil kuradi nagu keegi on loonud. Aga päris hirmus areng on seal jah, et eks me näe. Aga ma olen nii palju kuulnud selliseid kõlakaid, et major labelid ikka nagu päris tugevalt tegelevad sellega, et vist võib-olla... No eks nad ikka peavad tegelema, jah. Vist võib-olla tuleb isegi siuke aeg, kus meie hääled nagu copyrightitakse ära. Et kui sa oled labeli artist, et siis võetakse mingisugune hääle, mingisugune asi ja nagu aga tegelikult see oleks loogiline ju. Ja et ongi, et sa ei saa enam neid voice modeleid teha, neid Drake'i laule, vaata, mille pealt teenida. Et siis on see hääl on nagu automaatselt eos, et kui see kõlab nagu Drake'i moodi, noh ilmselgelt kui see ei ole Drake ja see on keegi, kes päriselt kõlab niimoodi, et siis nagu ei tehta midagi. Ja. Aga et kui sa paned üles seal mingisuguseid Drake'i laule, mis on AI poolt tegelikult genereeritud, et siis niimoodi nagu ei lähe enam. Päris hull oleks jah, et nagu mingi vend on täpselt Drake'i häälega ja siis... Sorry, muidu ei ole andekas meesega. See hääl on juba copyrightitud. Sorry mees, sa ei saa joosta, sa jooksed täpselt sama kiiresti kui Usain Bolt. Jääb ära reis. Kiirus on trademargitud. Kiirus on kinni pandud. See vahemik enam ei saa panna. Jah. Aga just jah, et võidelda nende, ossa, nüüd tuli vahe, ja pani täpselt samasuguse vastu. Aga... jah, et mingid arengud seal nagu toimuvad mõlemalt poolt, et eks seda üritatakse nagu hästi ära kasutada ka, et mitte nagu maha salata, aga lihtsalt eks ta tekitab probleeme ka. Timbaland ju nüüd lõi selle Sunoga käed. Ma ei saanud küll, mis, või no ma ei süvenenud, mis formaadis või mis see endast kujutab, aga... Tal oligi, ossa, see oli hea pass. Seal on võib-olla see, et kui sa nagu, kuidas see ütlus on, et can't fight it, siis ma ei tea, olele pundis või? Täpselt sellise ütlus ongi. Jah. Pane üks pauk veel võrku. Mis toimub kõik läbi? Aga no, vaat see nende Exceli AI-l on ka selles mõttes, AI on võrdlemisi nagu uus asi praegu, noh, see Suno, kes teeb neid laulukesi, on ja. No, ma saan aru, et see mudeli versioon on juba seal mingi ala, ma ei tea, 3. või 4. on ja. Aga... Aga see, et ta praegu on nagu sellise kvaliteediga, noh, tähendab ainult seda, et tulevikus on nagu, noh, parem. No muidugi. Et praegu sa, noh, saad ju kuulates väga hästi aru, et tegemist on AI-ga, aga mingil hetkel tuleb kindlasti aeg, kus ei ole seda võimalik enam niimoodi tuvastada. Absoluutselt. Kule, üks AI tehtud Drake'i laul on üks kõige lemmikumaid Drake'i laule praegu. Sealt ei ole küll seda aru saada, et see oleks nagu AI teema. No eks seal on nii palju erinevaid viise, kuidas sa seda kasutada saad, et üks asi on see, et sa räpid laulad ise sisse ja siis muudad selle hääle ära lihtsalt, et on Drake'i hääl. Et viisid asjad teed ise, on ju. See on neid kümneid erinevaid variante. Ma arvan, mingi tehniliseks tööks on see AI väga okei. Ja muidugi. Ei no selles mõttes, ma arvan... Puhasta mingisugused trackid ära. Ja mingit sellist asja kasutatakse, ma arvan, ikkagi väga regulaarselt. Miks sa peaks käsitsi puhastama mingid asju, mida sa robot sinu eest? Ja. Sellised asjad jah, et engineeridel või miksajatel juba ta miksib päris hästi, mingid platvormid on selleks ka, et see on... No mingid puriste ka kindlalt, et see ei ole ikka õige asi, vaata. No muidugi on. Liiga puhas on. Vennad ei kasuta seda kuradi seda elektrilisse, noh, autoreffe vahetavad ka käsitsi, vaata. Hüppavad peal sellel kuradi muutrivõtmel. Neid endasin alati, jah. Kuule, mis toimub mul siin keskel? Ma ei tea, lohakaks on läinud, kui lohakaks on läinud mäng, jah. Aga no produtsendina ma ei teagi nüüd, mis nagu pärast albumit saama hakkab, et eks siin tuleb vist nagu väljapoole pressida, et pole väga nagu enam labeleid, kus Eestis vist nagu niimoodi tööd teha või. Et... Vaadata laia maailma. No tuleb nagu vist jah. No selles mõttes, et sa võid ju teha neid biite mingisuguse teise tüübi taskuraha eest, on ju. Aga noh, seda, mis ikkagi sulle makstakse labelitest, on ikka nagu see on kordades väiksem summa, on ju. Et praegu on suhteliselt siuke tõsine olukord, et nagu vaatadki, et mis nüüd on siis väga nagu valikuid siin turul jäänud ei ole.
et tuleb vist hakata jah väljapoole vaatama rohkem pärast seda plaati. Aga eks muidugi mussi saab teha edasi, aga niimoodi nagu ära toita ennast, et iga kuu mingisuguse projekti saaks teha, vist seda nagu väga ei... See vist ongi jah, see eriti Eestis on see keeruline, mure, et nagu päriselt ära elada ainult mussist, et noh. Vaata, kui sa esined, siis on nüüd teine asi võib-olla, et sa saad nagu selles mõttes... Sul mingi eeldus on see, et isegi kui sa oled muusik, siis sa oled ikkagi kuradi kõva influencer. Jah. Ja sa teed erinevaid tiile nagu, et aga vaata, produdel ei ole saata nii väga seda. Isegi kui sa võtad mingid suured produd, Metro Boominid ja kes iganes siin oma albumitega tulnud on, nad tulevad oma kuskilt urkast välja siis, kui on 2 nädalat albumi promomiseni ja siis lähevad tagasi oma urkasse. Selles mõttes, et me ei ole nagu need vennad, kes kuskil mingid saateid juhtimas käivad ja... Äkki peaks olema. Ma ei tea, vaata. Timbaland on ju. Farrell on ju. Farrell on teisest mastist mees ka. Kui ei ole vist teisest puust tüüp, jah. Et ta on juba see fashioni teemaga ja kõikide asjadega. Kutt ette, et meil oleks mingi superprodutsent, kes oleks nagu... No ma ei tea, Sven Lõhmus, Ivo Nikolo, kuradi. Sugune loovjutud. Oi. Ivo Nikolo loov. Mingi Lego filmi ja kuradi. Jah. Kuule, siin hakkas juba nagu tulema, aga... Esimene poolaeg oli ju väga kuradi. Hakkas tulema. No aga siis kolmandas kõik letti tõmmata, me nüüd teeme kahekesi sinu vastu ja kahekesi me oleme kõvasti kehvemad kui üksi. Kahekesi on jumala raske ühe vastu mängida. No võt, ja selle peale sa peadki lootma. Kõht jumala täis, jah? Päriselt on küll, jah. Ja midagi veel. Mingi kuradi. Mingi kurgiviil paistab. Midagi see on, jah. Oliver, neil mingi kaardimängu saadet ei ole või? Pange mingi Big Bassi asi spinnima. Ma tahaks tulla kaardimängu saadet, ma ei ole kaardimängu. Ma olen mõelnud kodus, et ma teeks mingi turniiri selle Unibetis, aga nagu noh. Mis sa ikka üksi teed, vaata? Istun üksi kodus, söön krõpsu ja siis mängin kuradi internetis pokkerit. Tule pigem pokkeri mingi tead... Ma tulen pigem siia saatesse mingisse kuradi, ma ei tea, mis formaadid teil on tänapäeval? Ma võin tulla selleks see kasiino tüüp, vaata, kes klõbistab neid spinne. Ma võin see vend olla. No. Ei, ma ei viitsi saatejuhiks tulla, ma tahaks lihtsalt nagu mängida. Mingi saateformaat on pokkeri targad, ma olen näinud. Ma ei pea isegi nagu rääkima, sa ei pea mikrit panema mulle, lihtsalt ma tahaks mängida. Lämme või? Pokkeri targad või? Kas ma olen käinud seal saates või? Mina käisin ka. Me ei võitnud kumbki seda saadet. Kas praegu ka on mingi, nagu kas me saame tulla mingisse saatesse või? Ma see neile kindlalt ei saa tulla. Neljapäeva õhtul ka ei saa. Laupäeval saaks. Täna on ka juba suht kinnine. 26 vist isegi mängiks. Ma teen panuse ära. Ma ütleks, et selline lugu või? Ajaksil on nii halvasti lood või? Ja, kõige hullemad ju. 3-3 kodus on koefitsient, jah? Ja ei, tegelikult see on hea koefitsient, nad ei mängi nii hullusti ka, aga nad ei võida kindlalt seda mängu. Aga paneme siis topelt Jeans, võit või viik. Ja mõlemad löövad värava, saab sellega juurde panna või? Mis see topelt chance sul on? See tähendabki seda, et võit või viik. Ehk siis kas ajaks võidab või mängib piiki. Ja paneme sinna peale 2-2 sotti ongi hästi. Mõlemad võidavad. Rahulik panus. 440. Kuule, mul on nii 19 kui 26 saaks. Kui mingi seeneke kaelast välja tuleb. Mingi päev oli sellel hommikutelevisioonis oli Juhan Kilumetsal oli mingi seenekestega pusa. Ja seal olid mingisugused looma ja mingid sepad olid ka külas.
nii . siis ühel oli kitsekestega bluus ja teisel vennal oli see all over suur print, kus oli lõvi pea . ja pintsak oli peal . ei no väga tore jutt , väga tore tüüd , aga nagu see kuradi Gear nägi natukene kuradi naljakas välja . nii , suur vastasseis . viimane mäng . Manu kodus Chelsea eemal . ja veel on Chelsea siis , sest noh , ma saan aru , et sul on see Manu oluline . vaatan , kes siin mängivad üldse . Manu ja Chelsea . pange mulle mingi Manu XI . mis see tähendab ? mis , ma ei tea , kas see isegi XI on , aga vaata , on need World XI ja need Classic XI ja All-Starid jah . peame päevakale eest teada andma , et Chelsea mängis . saab kindlasti vaadata seda saadet . Mootor Lublin . normaalne . kuskil Poolas jah . ma tahtsin vaadata korra , mis on . Inglismaad ei tule kuskilt . siit tuli . see on IP Switch . IP Switch . normaalsed satsid . IT-vend vaata , IP Switch . IP Switch , see on vana hea noh . minu poolt on okei . noh , kus me oleme ? Old Traffordil või ? vist küll jah . ma olen kodus jah . seinaplaadi järgi tundsid ära . jah . vaata kui punane see on siin või ? Red Devils . jah . hakkame pihta siis või ? hakkame minema noh . Lähed ka või ? Vaapsi ? ei . Putsis . kuhu sa lähed ? miks sa sinna söödad seda ? kus ma olen ? ma olen siin . nii , lähme siit . ja vabaneme . davai seina . ja riputan alla . ja paneme peale . ahah . selge pilt siis . see löögini oli päris ilusti meil kõik . kuule , aga poisid liiguvad nüüd siin mängus . siin on täitsa juba asjalik . jaksu rohkem joosta . ja . on rohkem , mis sa ütled ? kuidas nad kõksima hakkavad ? sellega , oled seda vist all või ? seda vist . ära meil ei löö väravat . ahah . hopsti . see ei ole kõige kuradi andekam set . ava . ja läheb . IP Switch . okei . hopsti . oi , see oli hea . mis sa püüad seda üldse sealt ? see oli väljas . ristina . siis nurgast annad . riputame siia . hops , Vander Saar . teist värvi . tundus küll Vandersaari moodi . ava . see vend oli vähe parem kõksija ja . kas nii teravaid sööte teete ? ava . ma sain ka . Lähen teen seal üksi teen ära selle asja . no looker . ei vaata midagi . ava . hopp . ava . kuidas sa nupud selgeks saanud ? hopp , mida see vend ? hopp . nurka . meie . meie . Peeter Tšehh . kuradi kurat . no nii . paneme pika või ? vaata seda äkki . küll mingi muu nuppu tegelikult , ma arvan , see ei ole nagu kõige andekam poiss . sellepärast sinna kuradi väravasse pandi . kes meil Eesti kõige parem väravavaht praegu on ? Hein ikka . Hein jah . aga kas ta on koondises väravas ka jah ? kõik . jaa , oli vist jah . pane . no kuule . minge nüüd noh . Hein ikka saab korralikult kiita siin meedias . jaa , ma olen ka näinud . Hispaania mängude eest . aga kes meil see Arsenalis oli ? sama poiss . sama poiss jah ? nüüd ta lihtsalt saab mängida , muidu ta Arsenalis oli 3. või midagi . jaa , aga seal ta vist sai ka ju mingi mängu sai vist teha või ? trennid tegi kaasa jah . trennid tegi ka . keskel . paneme tutaka raisk . on nagu väga . jalad jäi ette raisk . noh , voh , vot nii mängidki . Nonii . see on müüri liik-, mis sa ära lähed sealt müürist ? tule tagasi müüri .
vaatad kuradi risti ja küpseta näeme siit. Okei, siis. ei! Mine, pikalt. Oot. Ärme vastu tule. Mis asja? Mulle tundus, et läks. No ei, õige otsus vist. Ma mõtlesin, et kindlasti keegi tuleb vastu või midagi. No sai ju räägutada, ei tule. Sa mõtlesid, see on nagu valskus. Jah. Ossu, kurat. Vend läks lihtsalt läbi must. Rahu, poisid, rahu. Jookske laiali, tee ikka kuradi ruumi. Okei, see oli lollisõtt. Mis asja, no? Võtame rahulikult. Võtame veits kuradi. Pane tagant läbi, noh. Hoia pea. Mis sa tegid? Ma mõtlesin, ma võtan kuidagi huvitavalt vastu. Vaadake nüüd, celebration ka. Ma mõtlesin, ma võtan natukene kuidagi põnevalt vastu seda ise. Lähe edevamalt vastu. Okei. Ma alan näha, vaatame selle üle, mis seal toimus. Oota, mängime tagasi. Tagant läbi rahulikult, vaata. Aeg anna. Nagu ei võtnudki vastu lihtsalt. Tüübi jäi võrku kinni ka seal. Jumala eest, et sa sellele vennale ei sööda. Kes siin on? Tagant läbi, noh. Ilus kuradi palloon. Ja kätega võrku. Ja siis ta sai aru ja tegelikult on juba pahandus majas. Väga hea. Ei mõtleme selle oma asjade mõelda. Jaakene küll siis. No mis seal ikka, no alustame otsast peale. Vaikne. No tõsine on asi. Ui, ilus. Boom. Klapitud see asi. Jah. Kuidas sa selle Universali diilini üldse jõudsid? Oli sul endal nagu huvi siis mingi label leida Eestist ja Julgelt. Üks label oli, kuhu uksele koputada. Aga ei, mul oli, jah, juba pikalt oli see nagu soov seda plaati teha, et siis ma läksin lihtsalt Kaspari jutule ja ütlesin, et ma tahan niisugust asja teha. Siis alguses tuli sealt veits niisugust, et meil selle aasta budgetit tehtud ja see ära muretse. Ja see ja aga siis ma olin natukene nagu konkreetsem võib-olla oma eelmiste saavutuste ja mõtete ja asjadega ja täitsa tuligi nagu mingi plaan välja sellest. Tundus igati õige lüke. See oli ohtlik värk. See veits on ohtlik nagu küll. Seekord tuli pall maast vähemalt. Nüüd ta... Kuidagi hakkas kõksima. Mis nupp see oli ikkagi, see kõksimisnupp? Sinne kõksite. Nii, avanen. Ei. Müüsid plaani maha ja... Müüsin plaani maha ja hakkasime tegema. Mul on väga nagu hea meel, et mul üksinda oleks saanud ka muidugi mingil määral selle asja tehtud. Aga siuke tugi ja asjad on nagu paremad ja õpid ise ka mingeid asju ja... No tegelikult ei pea nagu üksi kõiki asju tegema ka, vaata. Ei peagi, ei tahagi. Ma isegi produ selles mõttes, et mul on ka seal mõned kaasprodutsendid albumil ju, et ka seda ma ei teinud nagu selles mõttes täiesti üksi, et minu eesmärk on ikkagi kõige parem tulemus lauale tuua, mitte see, et ma tegin kõik üksina. Et mis sellest nagu kasu on, et kui ma tean, et mul on see vend, kes mängib üli hästi pille, see vend, kes teeb ebareaalseid trumme ja
siis ma ju kasutan neid ära, et oma mingisugune visioon ellu viia, et loomulikult ma ise midagi teen. Et see ei ole päris nii, et kõik delegeerid kuhugi ära ja siis paned Produce by 372 Kaspar taha. Produalbumi. Produalbum. Ei no selles mõttes ega nii ka ju. Ma tean vähemalt 5 vendoreis, kes oskavad väga hästi produda. Et tegelikult see ka kõige suuremate produde maailm ju nii käib, et neil on managementi selle all on ikkagi mingisugune 20-30 sükest sul on mingid üksikud artistid maailmas, kes vist teevad nagu... No ise oma asju on ju, ka muusika nagu artistidena nagu just, et seal on ju ka ikkagi neid kirjutajaid ja kogu see camp on nii suur, et mul üks tüüp, see Kristjan Ruus, ka mingit, no ikka väga, ma ei julge igaks üks nimetada, äkki tohi, aga ikka väga-väga suurte nimekate Ameerika muusikute campides käinud. No ikkagi sükeseid, kes on ikkagi maailma nagu... Vennad kombineerisid sinna. Maailma nagu tipp-klass. Noh, ja sa mõtled, et sa oled see mingisugune produtsent seal kuskil campis ja siis seal on mingid kirjutajad ja siis nende kirjutajate vahel on mingid executive kirjutajad ja executive producerid ja siis noh, et sa oled sellest... Päris ägedit, jah. Jah, et sa ise nagu teed, ma teen kuradi, ma ei tea, Drake'ile laulu, aga tegelikult seal on mingi 20 matsi veel, kellest sa pead nagu läbi käima just nagu management'i leveli peal. Et üldse see asi kuhugi sinna viimasele lauale jõuaks, et teeks siukse laulu. Et see on päris karm maailm selles mõttes. Aga noh, võimalusi on veel ju oma poisid ka ju ikkagi üritavad ja pingutavad, Karl ja olemas. Tulin välja, tegin selle veareis. Kuigi sai räägitud, et ära tule välja. Ma olen kunagi välja. Aga mulle nii meeldib välja tulla. Püsi sees, Jah. Aga see produ maailm on siuke suur ja keeruline ta on, et sa pead kuidagi jõudma sinna õigetesse managementidesse ja õigete inimeste käte vahele, et läbi lüüa mõnusalt selles maailmas. Ega tundubki, et ega tänapäeval... selle loo ära. Ei anna pennut sellest olukorrast. Kindel pennuna. Võtta see ka veel Kuule, ma täkkelisin mingi 6 sekundit ennem, kui sa ümber keerasid ju. Kindlalt pennut pole nähtud, Ma ei tea, veider oli tegelikult, aga Ja nüüd oli suhteliselt loogine. Ma võtan ära ka. Palver on hea poiss. Tavai, Hein. Heinaks kindlasti. Pillivõrkuna. Siin ikka. Lähme asjaga edasi. Vahetan välja seal tüübid siin. Kõik tüübid, Vahetan välja, mõtete satsida. Ma ei teagi, kelle elu see kuradi keerulisem on, kas on kuradi artisti või produeluna, et kellele on lihtsam läbi lüüa nagu? No see on kaheti võetav asi, et produtsendil nagu on seda longetivityt võib-olla rohkem, et sa võid kuradi 50 aastat mussi teha ja olla nagu väga kõrgel tasemel. Et artisti keskmine eluiga võib-olla ei ole nagu... mitte eluiga, aga nagu 27. Jah, nagu USAs öeldakse, et kui sa 25 oled, et siis on nagu blessing. Aga mida ma tegelikult selle all mõtlesin, oli nagu see, et artistidega enamasti on ikkagi ju mingisugune piir, kust enam nagu väga tihti üle minda. On ka erandeid. Aga keskmisest olukorrast räägime. Mis sa teed või kaua sa viitsid teada ja nii edasi. Pluss nagu ikkagi kõrgel tasemel see tuuritamine ja kõik see on ikkagi päris tervist lõhestav tegevus. Me käisime kordi ka siin. Euroopa tuurina. Kõik Eesti kolkad läbi kunagi omadel aastat oli ka päris vesitud. No jah. Võib-olla jah, produtsendil on nagu selles mõttes nii palju lihtsam, et sa oled ikkagi enamjaolt
massidele tundmatu, sa võid tänaval ringi käia niimoodi, et sind keegi ei tea, samas sul pappi on ja samas võid seda mussi teha. Eks ta iseloomult on ikkagi teistsugune asi ka, on ju, selles mõttes olema nagu artistil ikkagi, nojah, nii kuradi oleneb, noh. Eestis ikkagi põhiraha tuleb sul laivides selles mõttes. No täpselt nii ongi. Et see on see kõige nagu keerulisem osa produ poolest, et meil nagu meie turg on nii pisikene, et need royalty payment'id ja asjad, mis sa saad, ei ole ka just nagu, sul kataloog peab ikkagi väga korralik olema selleks, et sa sealt mingisugust sihukest raha saaksid, mis nagu võib-olla iga kuu sul üüri ära maksaks või vigastatud või? Väga hea. Läheb. Mõtlesin, võtan teise jalaga küljest. Ei saa enda kätte vaata. Nagu kindokanneris. Oi! Perse küll. Ja lööb mööda uskuvõttu. See on see vigastatud jalaga löömine. Oi. Kurat, see oleks ilus olnud, kui see oleks ära pandud. Lisaaeg, mees. Jah. Aga enam ei viitsi nagu viriseda, tuleb lihtsalt palju teha ja siis on võimalik selles maailmas täitsa hästi hakkama saada. Aga lihtsalt väga palju on vaja teha. Muidugi. Väga peeneks ajama seda asja siin. Ma ei saa sõrmi siin. Ops. Tegelikult ei ole vaja lüüa seda väravat. Barcelona. Tegelikult on mul vaja värav lüüa, see üks palli võiks kätte saada. Mul oli seda vigastatud väravat väga vaja. Hakka libistama. Tupp välja ka. Jõua. Vaba. Alla. Nii, korras. 0-3. Sellega on ühel pool. Sellega on kõik, jah. Saade on läbi. Nägemist. Kummitus otsa on see. Kaspar kummitus. Näita käsi korra, jah? Käed on nagu näha. Käed on muidugi olemas, sinised ei ole ju. Peaks ise ennast äkki värima täiesti. Ülikohas. Ainult prillid on. Prillid ja pult on. Näo roheline asi näkku ka. Aga tegelikult neil on ju mingid need rohelised kostüümid olemas. Äkki peaks ühe tegema, nii et ainult prill on. Halloween edition. Halloween edition. Halloween, tõesti reis. See on teema reis. Kuule, aga kui sa saad maskida meile mingid kostüümid peale ka või? Teagi on ju. Neid rohelisi kostüüme, mitu teil on? Üks või? No aga... Neid annab juurde õmmelda ka või kuidas nendega on? Kust? Ei no. Mis asi? Tellimises jah, temust jah. No oota, aga kui meil on mingi suvaline roheline materjal, siis me saame ise kokku visata selle. Äkki me saame kangast üle panna üle pea ja niimoodi nagu. Kuule, me võime teha nagu seda... seda mystery guesti, vaata. Et sa ei tea nagu, kes seal on all, aga nagu räägib. Aga mingil hetkel on reveal ka või nagu... Ei olegi. No, et ise aru saama, jah. Kurat oli nagu Koit Toome häälega, aga ma ei tea ka noh. Koiduga telkus üks päev. Mis asi see? Me Koiduga telkus koos üks päev. Mis tegite seal? Kookisime. Mida? Kookisime. Kookisite või? Sa mõtled, vaata ikka vingud, vaata siin. Ei viitsi asju teha ja kuredi fucking töö mõtet. Sa oled Koit Toomega telkus. Tegelikult ei ole elul midagi viga, et sööd siin kuredi esmaspäeva hommikul Koit Toomega kooki. Telkus kooki, näe. Telkus, jah. Tasuta. Ise peale kooki ostma vaata. Eesti inimesed vaatavad oskusalas mehed reis. Söövad kooki. Kuradi kõvad vanad reis. Söövad hommikul kooki. Peaks ise ka kooki ostma. Järgi peab mängid Fifat ja. Ja kindlasti vaata mingid mutid poes räägivad.
Koit ja Kohver olid kõik kooki. Mul kohe tuli koogiisu peale, kurat. Koit ja Koitres. Hakkasin küpsetama. Lapsed tulevad külla. Ja Vanemad ei kooki. influencer. Ma vaatasin hommikul, et Koit ja Kohver sõid kooki, ma teen ka kooki. Aga sõid hommikul kuskil? Ma käisin hommikul selles kuradi Kanal 2 hommikul mingis asjas. Varakult või? 8:20 kohale, 8:35 eeter. Mis te tegite seal? Sõid kooki või? Sõime kooki, kurat, noh. Otse ülekandes lihtsalt sõite kooki? Otse televisioonis sõime kooki. Ei, kui sa oled piisavalt kuulus, siis piisab vähesest. Produt ei tee sellist asja. Ma pidin vastama mingid küsimustele seal, jah. Mul ei lastud väga seal. Ma panin 2 suupoolega kuradi marsipaini. Süüa võiks küll teha. Sükest asja võiks küll teha. See mulle meeldib. Kohver tegi siin kuradi rullbiskviiti tegin üks päeva, jah. No. Magusa kuradi. Magusa tähe all läheb elu viimasel ajal. Me teeme kodus nagu rullbiskviiti, aga me teeme kukeseentega. Kukeseene rull. Kukeseene rull või? Jaa, see on mega hea asi. Nagu rulli keeratud kukeseene rull. Paned seda mingit juustu ja mingisuguse asja möksi paned peale ja sisse teed nagu kukeseene kastna. Jumala hea. Nagu teeks kukeseene kastet. Tundub imelik me jaoks praegu kirjelduse järgi. Ta võib väga hea olla iseenesest. Milles rull tehtud on? Ta on nagu pannkoogi taoline taigen. Tegelikult ta ei ole nagu ikkagi rullbiskviidi niisugune õhune asi. Davai. Galetirull. Palus ka. Teeme panusega ära. No United võida kindlasti. Chelsea peab päris hästi viimasel ajal ei pane. Jaa, okei. Kuule, aga viiki ei mängi keegi või? Või need on mingid siuksed mängud, mida ei saa viiki mängidagi või? Oota, aga palju viiki näitab? 3,5 või? 3,5 päris hea ju. Kaas põhja. Pane viigi peale ja. Aga pane midagi juurde, 3,5 on vähe nagu. Pane viik ja siis pane see, et Manchester United võidab. Pane viik ja mis seal veel allpool on? Mis seal allpool on, jah? Paneme, et mõlemad ei löö väravat. Kas selline asi on võimalik maailmas või? 0-0 viik või? 2,70, päris hea ju. Oota, palju see... 0-0 viik, 18. 0-0 viik, 18. Ma võtan 10% siit, kui see läheb. Näe, põhimõtteliselt küll 50% väravatest lõid see mängu. Jah. Davai. No olgu. Mis siin ikka? Loodame siis 0-0 viigi peale, jah? Jah. Mis teeme nüüd? Lähme kuradi... Teise kohta. Lähme kooki sööma. Auto on Viru. Söödud ka täna seda kooki juba sel nädalal. Ma olen juba palju kõnninud viimasel ajal jala. On jah? Mis sul näitab health? Täna või? Kell on praegu 1 on ju. Nii, kell on 1 on ju. Ja kuradi... Oota, mul ei ole kõik ära lugenud siin veel raisk. Ja juba on 10,800 sammu. Mis asja tänasega? Mis sa tegid täna? Kuskil jooksus? Ei käinud. No kuidas sa 10,000 sammu oled täna juba käinud? No käisin koeraga väljas. Sul kodus siia on mingi, ma arvan, 2000 sammu. Rahu. Käisin koeraga väljas. Nii. Viisin auto Armini kätte. No nii, paneb Taro rehvi talle. Ja siis ma tulin Lasnamäelt, tulin jala siia. See on päris aus. 10,800. See on päris aus. Nüüd on jala kontorisse siit. Jälle põmm 5000 ei kuskilt leitud vaata. Sealt tagasi koju. Ja siis ongi õhtuks on, ma arvan, mingi koos õhtuse koera käiguga on 25. See on päris jõhker isegi, see on nagu mingi üle limiitide ju. See on... Sinu põlvega küll ei kõnni nii palju. Ma ei ole üldse kõndinud. Ma ei kõnni, jah. Peaks kõndima rohkem. 10 peaks ära panema iga päev. 10 võiks ära teha, jah. Mul eile oli veits tõbine päev, siis ma eile panin mingi 8 vist. Ka päris hästi. Ja viimasel ajal olen nagu sihtinud seda 10. Aga see muutub mingi moment sükseks kuradi obsessiivseks. No. Et sa tahad samme saada, jah? Et no, sa hakkad mõtlema nagu kõiki käiku sammudest. Tegelikult võiks ju mingi kuradi 30 000 ära tulla, vaata. Kas kuskil käima veel, vaata, õhtul küll on 9. Muidugi. Nädalas 250 000. Küsid naise käest, kas poest on midagi vaja? Ei ole. Ma olen vaatanud niisama, mis müüakse selles. Ei, no tillis on see, et nagu hommikul koer saab välja minna ja siis saa minna praegu, mul telefon tühine.
ise loen sedasama 1, 2, 3, 4. Kella ka peal. Sama nagu sa lähed jooksma ja sa ei pane Stravat käima, siis no sa ei ole jooksnud. Ei ole jooksmas käinud, jah. Mõtled või? Et kui sa ei ole pildistanud seda toitu, siis sa ei ole söönud seda. Sellega võiks lõpetada seda saate. Nii et pildistage oma sööki ja jah. näidake, mis te päriselt teete. Ma ei viitsi viimasel ajal üldse kuradi Instagrami kasutada. See on jama, jah. Üli kuradi tüütu. Ja siis sa pead panema mingeid asju, sest ma ei tea, täna mingi, siin on pildid, pane saada, et sa käid siin ja kuradi. Bändi meie. Pange need story'd üles. Pakk off. Las panevad ise. No ei taha ka. Nii ka ei tea, nagu siis nad panevad mingi siuke kuradi, teevad mingi sellist värki. Siis, nojah. Ei, no igat pidi on halbna. Igat video on halb, jah. Ega ma ütlen... Käigi jala ja kuradi... Siin sellel riigil ei ole tulevikuna. No, näed, mina pargin autot praegu 6 euri. 6 euri? Mul 3,60. Palju, kui nagu kaua sa parkinud oled seda juba? Sa hakkasid ennem parkima, kui sa kohale jõudsid? Ma hakkasin parkima, ma olen tund 41 parkinud. Kus sa pargid? Virus. Seal on kallis parkida? Mul on tund 17 ja maja ees. Oli Virus asju ajada natuke, siis ma parkisin sinna. Mis asju sa Virus ajad? Käisin kohtades. Trennis ja raamatu ues või? Denim Dreamis käisid. Vaja higipulkast. Higipulka? Üks asju just internetist tänapäeval. Ja, mul sai otsa. Ja selline üllatuv otsa. Vaata noh, järsku vaatad, ongi otsas. Oba on ju. Noh, tead, et kui tellima hakkad. Ei hüüdnud tulles ka. Paar päeva vaata. Ma tellisin just endale mingi 3 pulka korraga. Mõistik on tellida mitu tükki korraga. Viimase lahti teed, siis tellid uued juba. Tõsi. Ma tellin šampoone niimoodi ka. Mitu tükki korraga. Sama. Mega tüütu on nagu nii, et sa ootad ühe šampooni ja siis hakkad nuputama. No. Võib-olla me teeme, need lõpetaks selle saate ära nagu, selle formaadi. Ja siis üldse teeks nagu mingisuguse siukse podcasti, kus me räägime, kuidas nagu... Elu nipid. Kuidas elu elada? Tea tavalisi asju. Kuidas võtta tolmu sealt, kuhu nagu väga ligi ei pääsena. Sulle ädika kärbsetega ei olnud probleemi vahepeal või? Mul või? Mul ei ole olnud. Mul ka olnud. Sul ei olnud? Mul paar tükki on. Eile oli mul suur probleem. Siin rõdu ukse lahti. Porikärbes on tuppa. Porikärbest nagu ei tihka ära ka tappa ju. No ma ikka ajasin tagana. Ma lootsin kassi peale. Vaata vennal otsa vennal silmad põlevad peas. Aga no ei saa aru, kus see kärbes on. Ta ei ole sul suurem asi jahimees vist ka. Ei ole jah. Meil oli tühja lihtsalt. Piritu teel üks penthouse korter, kontor slash. Kaspar Koppel helistab, tahad rääkida? No tšau. Vale number vist. Või helist... Oota, meil oli telefonid läksid vahetusse. Praegu Kaspari Koppelil oli kõige imelikum kõne üldse, mis ta, ma arvan, Krisiga. Oota, aga mul näitab Chris Jakobson. Kurat. Ei julge tagasi helistada, vaata. Korralik aju mingi rünnak. Jumala segaduses praegu. 13.19 just lõunasöödud. Mis toimus praegu? Tead, mis oleks hea pränk või? No. Saada nagu kellegi telefoni ja siis muuta nagu mingi number ära, kuhu ta tihti peale helistad. Kui päevapäev tavalist Tobi suitsetas veel, vaata, siis talle tegi niimoodi, et ta ostis paki. Ja siis ta võttis mingi suvalise suitsu ja keeras ümber selle, nagu, et tal on see mingi õnnesuits või whatever. Jätab selle mingi nagu spets hetkeks. Iga kord, kui see vend selle paki valveta jättis, ma keerasin selle nagu, vahetasin see suitsu ära, nagu panin suvalise suitsu. See on tema suits. Näed, elus ja tervena. Kui toi? Aitäh küll. Hea küll siis, jah. Aitäh, et tulid. Saad kontorsi ka. Aitäh vaatajatele. Ei, ma olen koju. 0-3. Ilus tulemus.
ma lähen ikka vist kontorisse, kurat. see laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunded, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja